siin, aga kuni nad tagasi tulevad. Me ei tee pahandust, aga mida me võiks mängida? See pole rahulik. Pätte ja politsei. See pole rahulik. Lähme rahulikult sissiarvutisse. See on pahandus. Aga mida me siis teeme? Me mängime tuhkatrillu mängu, ma mõtlesin sulle ise välja. See on trikode mäng. Ei ole, see käib nii. Me võtame meisse riided ja paneme need selga ja oleme nagu suured. Kas me tohime neid riideid võtta? No see ongi nagu tuhkatrilus, et ainult natuke aega saab ilusate riietega olla ja siis üks kell kaob nüüd ära ja oledki jälle tavaline. Meie paneme aga kõik selleks ajaks tagasi, kui enne issi tulevad. Näete, ma tulid kõik riided selga. On väikese inimese töö, mäng on väikese inimese töö, väga mugav töö. Jumal on põhjas päeval, kõige suuri kannab väga tuum, ahvel nasu jäädes pole tuum ja aias kasvavad liiga kuum. Aga mida suured märgivad? Suured inimesed imegigi enam omavahel. Nad räägivad niisama juttu. Või sõidavad koos autodega. Emmega näevad teiste tädidega juttu. Mänguasju suurtel ju ei ole. Suurtele inimestele ei meeldi mänguasjad. Nad tüüdinesid neist juba lapsepõlves. Nende kõige parem mängukoht on hoopis telekas ja ajalehed. Mängime, et te tulite mulle nagu külla. Ja me joome kohvi ja ajame tarka juttu ja arutame asju. Mehed ei joo kohvi. Jah, mehed tulevad koju ja hakkavad perest hoolima. Näiteks loevad ajalehte või vaatavad telekat. Või remondivad autot või püüavad kala. No tehke teie siis neid asju. Meie joome kohvi. Poisid võivad hakata umbes 10-aastaselt pruuti otsima, aga see pole üldse kerge. Võib-olla enne kui oled 80-aastane. Kui väljas käid, siis ikka leiad endale pruuti. Mina olen peigmehe otsimise ära lõpetanud, sest see täitsa palju aega. Mul on 2 pruuti. Loll oled või? 2 pruuti ei saa olla. Siis tuleb hiljem 2 sõrmust osta ja see võib jube kalliks minna. Praegu läheb kõvasti raha kokku
ja teiste peale tuleb ka mõelda. Kui ühed on mitu pruutu, siis teistele ei jätku. Vabalt võib mitu pruuti olla, nad võivad ju järjekorras seista. Nojah, mul on küll ainult üks pruut, aga ma katsun veel mõned leida. Pehmeni võib küll palju olla. Kui sul on kohe mitu veetmest, siis saad neile igasuguseid katseid korraldada, et siis näeks, kes oskab kõige paremini poes käia ja kes oskab kõik asjad, mida mina tahan. Jooksuvõistlus võib ka korraldada ja kui poisid jõuavad ühele finišisse, tehakse fotofiniš. Mis see veel on? Ma kohe näin. Poisid, tulge siia ja võtke rippi. Nüüd algab jooksuvõistlus. Tähelepanu, valmis olla läks. Jõudke nüüd kõik ühel ajal. Fotofiniš on see, kui finišis teeb pilti ja siis foto peal vaatab, milline poiss on kõige ilusam ja see võidabki. Sellega on kõik. Iga kord, kui abiellutakse, pannakse üks sõrmus sõrme, nii et abielluda saab ainult 10 mehega. Aga enne abiellumist tuleb armastus. Armastus on tobe, aga ma vist ikka kunagi proovin seda. Ma arvan, et kui sa armunud oled, siis sa mõtled seitsed ja vaatad seda poissi ja ei kuule üldse, mida teised ütlevad. Kohe saab aru, kui keegi on armunud, sest ta silmad lähevad punased. Kui inimene on armunud, siis ta ajab oma silmad pärani ja on täitsa liikumatu. Siis ta on natuke aega niimoodi ja mõtleb. Ja kui kaks armunut koos söövad, siis neil jahtub toit ära, siis nad muud kui vahivad teineteist. Nii jube on võõra mehega abielluda. Äkki ma ei oska temaga mitte midagi rääkida. Sellepärast ongi parim vanus abiellumiseks 23, sest siis tunned oma meest juba vähemalt 10 aastat. Ma arvan, et kõige parem abiellumise vanus on 80, kuna siis ei pea enam tööl käia ja kõik rahulikult abiellus olla. Kuhu väljas või? Peab ikka täitsa lollama, et üldse tahta abielluda. Sa ei peagi abielluma, võib ka lihtsalt kokku kolida. Nii et kellelegi ei räägi, peaasi, et ise tead. Noh jah, abielu ja vaba abielu on peaaegu üks ja seesama, ainult et ühte sa pead ja teine on vabatahtlik. Poistel on abiellumine küll kasulik, sest nad ei oska ise koristada, vaid ikka naine koristaks, tuleks talle öelda, et sa oled ilus, isegi siis, kui ta näeb välja nagu veoauto. Ma armastasin, peab ka ütlema. Vanasti oli teistele, ma armastan sind. Tänapäeval ei pea õnneks kohutavalt pingutama, võib ka lihtsalt öelda, tule siia. Ja kui inimesed vanaks jäävad, siis nad ei ütle enam ma armastan sind, siis nad küsivad, kas sa tahad kohvi juurde kipsist ka või? Kui palju lapsi tahate, kui te suureks saate? Mina küll liiga palju ei taha, sest siis võib kuluda 2 tundi märkmete vahetamisele. Mina tahaks 2 tüdrukut ja 2 poissi. Sa ei saa poisse tahta, sest nemad tahavad tüdrukuid ja isad tahavad poisse. Mina arvan, et emmedele ja issidele meeldivad tüdrukud ja poisid ühepalju. Kõige rohkem meeldivad neile oma lapsed, isegi kui nad pole poisid või tüdrukud või midagi muud. Issi meelest olen mina kõige parem laps, aga emme meelest on meil kõige parem laps. Minu meelest on meie kass kõige parem laps, sest ta tapab ainult hiiri. Minu arust on ükskõik, kas oled peres poiss või tüdruk. Lapses on midagi nii emast kui ka isast. Näiteks, mina olen oma silmad pärinud isalt ja juuksed emalt ja jope olen pärinud naabrit.
aga tšekk peab kaasas olema. oma tehtud lastega pole muud kui oodata, et nad kasvavad ja muutuvad natukene lõskuvad. Nii äge on suurt asju rääkida, keegi ei ütle, et loll juhtus. Nagu meie vanem ütleb, et laps räägib siis, kui kana pissib. Aga kust mina pean teadma, kust mingi kana pissib, et ma rääkida saaksin? Kas teie vanaema on vana? Ei ole vana, ta on üsna noor. See on sellepärast, et ta oli laps, kui ta sündis. Ja emme on meil ka väga ilus. On vähe näha, et oli kunagi noor. Meie emme on väga ilus tõuge, ma arvan, et kõik emmed on ilus tõuge. Ema usub lastesse siis, kui laps valetab. Ta usub sind rohkem kui naabrit. Mitte minu ema. Ta ei usu mind isegi siis, kui ma tõtt räägin. Minu ema usub jällegi naabrit. Tegelikult on ikka hea, et meie lapsed oleme. Emadele on ju tähtis lapsi saada ja kui nad õnnetuseks lapsi ei saa, siis jäävad nad ju koguks eluks üksiksemadeks. Mõelge, kui neid poleks, siis oleks ju meie emad kurvad. Ma ikka ei taha veel suur olla, sest siis on nii palju jama.